kõigile, täna on laupäev 30. juuli, kell on 14:15 ja eile me jäime magama mingi 5, nagu mu unerežiim on nii vekkis lihtsalt. Rääksin Voolaga kõnes ja nüüd ma olen terve hommiku editinud, ma panin eilse vlogi juba üles, selle ma editasin juba eile öösel ära, aga ma olen terve aja, mis ma olen suht enamus üleval olnud, editinud enda ja Laura ja Marti popping cookingu videot. See on, sellepärast läheb see ka kauem aega, et kuna meil on nagu nagu me filmisime 2 kaameraga ja siis matchida, et nagu need oleksid samal ajal, vaata, see võtab aega ja nii. Aga see saab varsti valmis ja Iiris just casually resting over there. Iiris puhkab natuke. Oot. Story time. Täna öösel ma magan rahulikult ja siis, kui tuleb Barbi minu tuppa, mingi Maria, ma ärkasin just Iirise juures ülesse. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et Laura toas on Laura voodi ja kõrval on minu madrats. Siis öösel ärkan üles ja näen Barbi ja mu kõrval mingi ilgelt kitsas magab on ja ma mingi okei, magan edasi, vahet pole, võib-olla lihtsalt tuli on ju. Siis tegelikult ta ise ei mäleta, et ta oleks tulnud. Ja nagu me just paar päeva tagasi rääkisime, kus Barbi mingi kõnnib unes ja nii nagu väiksena kõndis, aga nagu äkki ta kõndis nüüd ka sellepärast, et ma ei mäleta seda. Emme rääkis, et ta tuli öösel vaatama, vaatasime ma magan ärast risti üle, nagu me magasime siin suures voodis Barbiga, et ma magan ärast mingi risti üle voodi ja ma ei tea mida, nii et ma olin nagu Ma mõtlesin, et sa ajasid Barbi minema või midagi siuke. Ma ei tea, ma ei mäleta, ärkvel olles küll mitte. Igal juhul siuke põnev story time teile, aga ma tegin see video lõpuni ja siis me läheme õhtupoole linna. Update kell on 4:53 ja mu video hakkab finally nagu valmis saama. Nagu see popping cooking on siukene asi, et see on nagu, sa teoorias teedki nagu sushit, vaata. Nagu see maitsis nagu komme, nagu see on nagu mingi teaduseksperiment ja see on nagu kogu see asi. Võttis nii kaua aega, nagu meil läks kokku mingi tund aega, et seda valmis teha ning et editida kogu seda, ma nagu tegin ta valmis, et oli 12 minutit pikk, aga nagu ma ei taha, nagu seda on iga vaadata 12 minutit, ehk nüüd ma nagu lähen läbi terve video ja iga nagu natuke seda, et lõiken ja lävin kaasa ära, mis on nagu igav, nii seepärast võtab aega ja kell saabki nagu reaalselt juba 3. Aga ma ei taha, et see video liiga pikaks, ehk ma editin ja panen kogu oma raske töö sellesse. Tšau, Laura! Tšau! Ning et ma ennem ei lahku kodust, kui see video valmis on. Editimine osa videost on valmis, see on 7:50, nagu selle pikkus on 7 minutit 50 sekundit ja mu goal oli, ma saan seal alla 10 minuti ja ma tegin seda, ma olen nii uhkend üle. Igal juhul nüüd Barbara on, kõik on juba nii ta on sellega, sest nagu sel päeval, kui ma uploadin, ma legit editin terve päeva suht. Aga Barbi vaatab selle nüüd läbi, siis ma panen laadima, ma ei tea, kas ma teen kõik tekstid, nagu description, kõik need ära enne, kui ma kodust ära lähen. Sest need võtavad umbes pool tundi kokku või ma teen need pärast, ma ei tea veel igal juhul. Barbi vaatas video läbi. Aitäh sulle. Tšau, emme! Tšau! Tšauki! Jack Coffee aitab alati, ükskõik mis probleemid sul ka ei oleks. Kõik mu sõbrad, või noh, Iiris ei ole, vaatavad minu videot, mis ülesse läheb. Vaata maitsmise juures juba või? Tublid! Tšau, Iiris! Tšauki! Kui te keegi pole osalenud, tuletan meelde, esmaspäeval loosime mina ja Iiris välja meie jäätise selle võitja ja ma ütlen teile, see, kes selle võidab, see saab number 1 meie kohtuda selle jäätisekasti, need maitsed, mis te tellisite, pluss veel ühe väikse üllatuse, mis ma veel teile ei räägi nii hetkel. Ja me nii õnnelikud, et sellel videol on hästi läinud. Uus video on üleval. Tegime pooli sushit, popping cookid, Marti ja Laura. Ja see võttis, kell on nüüd 16:06 ja see võttis omajagu aega, sest sul on vaja description kõik kirjutada, aga õnneks on nüüd valmis, nüüd ma säpin sellest. Barbi saab endale pilet ära osta ja siis me vaatame, mida me edasi teeme. Aga õnneks ma olen nii õnnelik, sest vähemalt mu põhikool täna, mu video on üleval. Siin me nüüd linna minna, kell on 16:43. Hakkame kohe minema. Ma olen juust. Barbi räägib mingid juustujuttu mulle. Ma olen reaalselt full rosa. Võtame nüüd mu backpagi. Me ei tea, mida me teeme linnas. Ma ei tahtnud kodus istuda. Lähme puustardovasti. Ma tahaks peagi head süüa, nii et vaatame veel. Hetkel tripime kuulsa pildistamiskoha juurde. Meil pole plaanid sinna pildistama minna, sest mul on instapilte palju. Aga ikkagi tripime sinna poole, sest miks mitte. Legit, siin teevad kõik pilte, nagu selle peal siin. Kõik tehavad siin pilti.
me lootsime, et me spotime Laura ja Lisandra siit, aga seda ei juhtunud. Igal juhul tripime mööda Rotermannist, meil pole midagi paremat teha. Oleme nüüd kodus, Linnas ei teinud väga midagi, me olime suht seal Rotermannis mingi jalutasime ringi. Siis käisime uudus pootsi, aga ma ei teinud väga mitte midagi suht. Igal juhul ma olen kodus ja me ilmselt tegi lõunat meile, või noh, Barbi ei taha praegu. Mida siis selle nimi oli? Suitsulõhe kuskus. Suitsulõhe mingi kuskus on ju. Ma ei tea, mingi healthy stuff on. Ma ei tea, ma tavaliselt nagu... Mul on nagu see, et ma üritan tervislikult toituda, aga ma söön nagu mingi popcorni siukest asju kogu aeg, aga nagu õnneks nagu suurteks miilideks Ems teeb nagu tervislikud asju õnneks. Nagu siis ma vähemalt ei söö täiesti hullult. Nagu vähemalt, kui ma söön nagu soatoit, mida Ems teeb, siis see on tervislik. Lihtsalt ma ise söön nii palju ebatervislikku. Aga hea seegi. Mina söön ainult tervislikku. Hullem oleks see. Hullem oleks see, kui ma kogu aeg ebatervislikku sööksin. See oli kõik siuke osa. See ebatervislik. Kas Barbi on väsinud? Update! Kell on siis 19.09. Me oleme nüüd, minu toas me sõime, tunnen ennast väga hästi ja ma olen lihtsalt, mul on täna nii hea tuju, sest mul läks nagu ma olen lihtsalt täna kohutavalt tubli olnud, sest ma nii palju teinud, läks jooksma õhtul. Davai, ma tulen kaasa. Ma käisin ühel hommikul, aga kõrvaklappidega on nii võimatu joosta. Nagu, ma teen teile päeva küsimuse, kui palju te trenni teete? Ja nagu ma ei räägi suvel, sest enam see ilmselt suvel lihtsalt ei tee trenni, aga nagu ma räägin nagu kooli ajal. Mul on vaja weekendiks trimmi saada. Mul ka, ma panen jõusaali täna õhtul. Täna õhtul või? Palju maksab? Ma ei tea, lähme küsime mu emme eest. Lähme küsime. Me tahame kõik trenni teha. Täielik ime on juhtunud. Mina ja Barbara, meil tuli äge trennihoog järsku, sest mul oli plaan see suvi nagu trenni teha, no ilmselgelt mitte. Aga igal juhul me tahtsime jõusaali minna, aga ma ilmselt ütles, et nagu, et täna on veel viimane ilus ilme nii, et ärge minge, siis me ütlesime õue minna. Ma ei tea, kas me jookseme või me kõnnime, me vaatame veel. Aga jaa, ma laavin enda outfit, naikirjad uusid adipluus ja adipusa, uhke. Igal juhul jaa, homme me tahame jõusaali minna. Vaatame, palju sellest välja tuleb, aga ma vähemalt üritan. Mida just juhtus? Ühesõnaga. Ma olen suht kindel, et ma rääkisin sellest mingis vlogis, aga ma ei tee sporti põhimõtteliselt üldse ja praegu ma pole trennides ka käinud, ehk ma ei ole teinud sporti mingi 2 kuud pole teinud midagi sporti. Ja põhimõtteliselt, kui me käime nagu jooksmas või kõndimas või nii, me käime nagu Stroomiranna promenaadil ja see on kokku vist mingi 8 kilta, nagu ehk üks ots on 4 kilomeetrit, nagu meie kodust randa ja tagasi on mingi 8 kilomeetrit, aga sinna on 4 on ju. Mu pea nii valus. Siis me kõndisime sinnamaani, me olime mingi videos töös ja nii ja siis me hakkame tagasi kõndima, ma nagu tooguti, ma tahan joosta. Ended up ma jooksin Stroomirannast koju, see on mingi 4 kilomeetrit, mis nagu, kui ma ütlen, see kõlab nii hullult, aga ma nendel on nii uhke, sellest ma pole teinud nii ammu trenni ja ma terve aja jooksin ja nagu, kui ma jooksen, siis ma jooksen nagu suht tempokalt ja ma olen nii uhke endale, aga mu pea nii valutab veel täielikult puudusest. Iis on ka kodus, aga Laura ja Barbi praegu kõnnivad, kus nad jooksnud, igal juhul ma lähen pesemas ära. Täna on olnud lihtsalt suurepärane päev, 2 videot üles panna, pluss jooksmas käib, ma olen nii uhke endale. Update kell on 23.22 ja mina ja Barbi lähme kohe magama, me üritame varakult magama minna. Aga ja ma mõtlesin, ma teen teile viimast check-in'i, see vlog on suht kindlalt kombainitud homse vlogiga, ning et näeme teiega juba reaalselt 2 sekundi pärast. Hommikust kõigile, täna on mitmes, 31. juuli. Kell on 3 läbi juba. Okei, kell on 3 läbi juba, kell on 3:30. Aga täna hommikul ma magasin 12, okei, see on halb, aga never mind. Siis me läksime jõusaali. Mida? Me käisime jõusaali? Mida? Me olime nii tublid, ma jooksin nagu mingi 4 kilta, mis tegelikult nagu on suht palju minu jaoks. Update kell on... kell 6:30 kohe ja Barbi hakkab ära minema. Tšau, sa hakkad ära minema. Aga never mind, sest järgmine nädal on weekend ja ma lähen sinna... Kolmapäeva õhtul. Ma lähen kolmapäeva õhtul juba sinna, kolmapäeval ma saan riksu weekendselt ka. Ja ma ei tea, kas ma vlogin weekendil, see on siukene dilemma. See on täpselt 2 otsakasi. See oleks juba äge vlogida seal, sest nagu weekend ja nagu äge värk on ja. Aga samas nagu ma ei võtaks elu sees kaamerat sinna kaasa. Ja samas nagu sa lihtsalt oled seal ja sa väga ei tee nagu midagi, sa lihtsalt kuuled muusikat ja nii. Ja ma olen peale weekendi nagu pikalt veel Barbi juures, nagu weekend juba 6. ma olen 10. või 11. Barbi juures. Nii et ma ei tea, kas ma weekendi ajal vlogin. Ma ei tea, kui ma teile kalaks, et peaksin vlogima või mitte. Nagu ma saan aru, et te tahaksite võib-olla vlogi näha, aga mõelge korra selle peale, et nagu
kujuta korra ette, kui ma võtaksin selle kaamera sinna kaasa, ma ei tea, kas see oleks kõige parem mõte. Ma ei tea, ma väga ei usu, et vlogin, aga nagu võib-olla. Ma ei tea. Igal juhul, ja ma lähen järgmine nädal sinna terveks nädalaks, nii et ma pean talle suurema kohvri hankima ka too, sellepärast et kuna weekend siis ma võtan nii palju asju kaasa. Aga jaa, me lähme tuduga bussijaama saatma ja. Update me viisime just, või noh, mitte just, vaid viisime Porvele ära ja peatsime korra Solli juures, et võtta boost'i, sest ma kreivisin boost'i nagu täiega. Casually, kui sa istud Solarisis ja räägid La Paulaga kõnes ja siis tulevad Iiris Lausla vastu, ma nagu Laura, ta nagu Maria, ma nagu, mida sa siin teed? Ta nagu, mida sa siin teed, ühesõnaga. Ja Iiris jääb meile veel üheks ööks. Ja. Ma olen nüüd koju jõudnud ja ma olen kuidagi imelikult heas tujus, ma ei tea miks. Lihtsalt olen. Kui ma pean kellega tükki aega samas kohas olema, siis ma võin nagu inimest ära tüüdida ja siis ma muutun nagu kurjaks. Mitte kurjaks, aga nagu ma ei ole enam nii nagu siuke külalist lahke, vaata. Nagu see pole halvas mõttes, aga ühesõnaga Mart meil oli tore, kui me saame Barbiga mõlemad üksteisest natuseks puhkust. Aga kui ma pole nii ammu üksinda kodus olnud, kuigi meil tuleb Iiris küll, aga nagu tuleb rohkem nagu Laurale küll. Ning et ja ma pean koristama, või no ei pea koristama, ma tahan koristada, sest meie majast on nii palju inimesi läbi käinud. Mul tuleb, et see tuba tuleb lihtsalt korda teha. Ning et ja, still lõpetan enda boost'i, mis seal on. Ja siis ma tahan enda vlogi editida, seda vlogi, mis te vaatate, see läheb homme ülesse. Ja ma pean ka juukst ära sirgendama, sest kuna homme on esmaspäev, siis hakkab uus nädal, ma pean hakkama uue video kõrval töötama. Ja ma ei taha filmida süükaste juustega, sest need ei jää kaameras väga ilusad. Nii et ja, ma arvatavasti filmin kuulemikute video. Ma ei tea, kui ma jõuan, siis ma teeks teise video sinna kõrvale, aga kui ei jõua, siis läheb kuulemikute videole, siis ma pole seda väga ammu teinud. Nii et ja siis ma tahaks vastata kommentaaridele enda Marti video all, enda eelmise vlogi all. By the way, kui te tahate, ma loengi kommentaare. Ma olen viimasel ajal suht nagu üritanud pushida ennast ja ma vastaksin ka nendele. Mis nagu mitte teolas pushidega, nagu kui kommentaare suht palju, siis ma proovin võimalikult paljudele vastata. Ja eelmises vlogis ma ütlesin ka, et see on, kui palju te tegelikult, kui armsad mu fännid mul on. Ja nagu, kui ma ütleme, oletame, et ma kohtan mõnda subscriberit nagu linnas, siis ma olen hästi palju nagu too, et mingi terve mu päev on nüüd, mingi tegid terve mu päeva rõõmsaks ja nii. Ja nagu, ma ei taha, et keegi arvaks, et see on minu jaoks nagu siuke tavaline, et ma nagu, fännid oli sealt ja subscriberid oli sealt, et siuke mulje võib väga kergelt jääda. Sest kui ma vaatan teisi YouTube'id, mul jääb ka vahest siukene mulje, et nagu, nad on nagu, et okei, et mitte subscriberid nagu ei, nagu kui ma näen mingil päeval, kui ükskõik milline päev võib mul nagu väga-väga halb tuju olla või nii, kui ma näen enda mõnda fänni või subscriberit, siis teeb kohe mu tuju palju paremaks, nii et kindlasti ärge nagu kartke mulle juurde tulla, nagu ma üritan alati nagu sõbralik olla ja nii, isegi kui ma olen mingi squadiga nagu props kõigile, kes julgevad tulla ligi ja nagu tšau ütlema siis, kui ma olen nagu squadiga või nagu rohkemate inimestega, sest ma tean, et kui ma näen kedagi, kui ma läheksin mingit kuulsteni ja nad ei oleks nagu üksinda, vaid nagu mingi squadiga, siis nagu ma julgeks elus ligi minna, aga nagu ma olen alati hästi-hästi sõbralik. Ja kõik mu sõbrad alati, kellega ma koos olen, on ka väga vastutulelikud mu fännidele. Ja nagu ei käi ringi kellegi siuksega, kes on mu fännidele nagu mingi nagu ei, te olete väga armsad mulle. Nii et hea väike südamlik jutt teile. Aga jaa, ma tunne, et ma pole seda teile piisavalt öelnud. Aga jaa, vaatame, mis me teeme. Ma hoian teid update itud.